tere siia kanalile. Alustame kohe lugemisega ja ma paluksin sul valida kas number 1 või 2 ehk siis 2 gruppi. Ja esimesega alustame kohe ehk siis mida sa pead praegu teadma. Võta siis mõni situatsioon, mõtle millegi peale, kellegi peale ja vastavalt sellele tuleb siit ka vastus. Grupp number 1. Ma näen, et siit on sellist enesekaitset vaja olnud ja ilmselt ka oma mõtete eest mingis osas, et siis astuda kusagile uude seisundisse või hoopis nagu teisele tasemele endast. Et siin võivadki olla sind pikalt saatnud mingid negatiivsed mõtted, mis takistavad jällegist sellel olukorral nagu lõppemast. Aga tegelikult see uus algus on juba alanud. See lihtsalt võib-olla tunned, et mõni päev nagu sa lähed tagasi sellesse võitlusesse või enda tõestamisse või mingisugusesse vanasse mustrisse. Nüüd siin on see maat, kes on siis karma kuninganna. Ja see võib ollagi seotud ühe suhtega. Et see võib olla selline 8 kuni 9 kuud või 8 kuni 9 aastat. Ja siin on siis kas lepingu sõlmimine või vastupidi selle siis tühistamine. Et sa tühistad siin mingit väga pikaaegset situatsiooni. Ja mis see sulle annab või mis võimalused see sulle toob, on võimalus oma oskusi panna sellisel viisil tööle, et sa saad ka neid teadmisi kasutada, mis sind on seni saatnud siia. Et ma näen jah siin nagu tööalast karmat sul. Ja kuna öeldakse, et armastus ja raha on tegelikult väga seotud, me teemegi oma valikuid ühes valdkonnas vastavalt tegelikult teisele ja vastupidi ka. Aga et sa oled mõeldud nagu elama palju paremates tingimustes, kui sa ilmselt oled seni kogenud. Et see müntide kuninganna. Ja siin võib olla ka pärandus kellelgi tulemas. Või te teate, kellest ma praegu räägin või sa oled ise see, kes pärandab. Et siin peab võtma vastavalt sellele nagu ajaliinile. Ja siis on ka kas laps
või on see partner, kes justkui tuleb mingisuguse idee peale või siis ta näeb sinus nagu potentsiaali. Et siin on keegi, kes näeb ilmselt sind sellisel viisil, nagu sina veel endale kas tunnistada ei taha või sa nagu varjad oma oskusi, siin on midagi sellega ka. Ja see müntide rüütel, ta mõtleb väga palju rohkem samme ette, et kui ta mõne sammu teeb, siis see tuleb üldjuhul, ta tuleb väga läbimõeldult sinu juurde. Et kui sa oled siin harjunud sellise tule ja õhuga, mis on mõlemad väga kiiresti liikuvad, kiiresti levivad, siis need mündid siin, kuhu sa oled astumas, need küsivad sinult tugevamat stabiilsust. Ja samas see, et üks päev korraga ja sellist mõtteviisi on alguses ilmselt väga keeruline endasse rakendada. Kui siin on olnud nagu situatsioone, kus sul tuleb minna kas, ma ei tea, ellujäämisrežiimile või elada sellises nagu puudusteadvuses. Aga seda selle tõttu, et sa olid ümbritsetud nagu inimestest, kes justkui ka lükkasid sind sellesse seisundisse, et sa hakkaks nägemagi neid ka oma varju poolt siis nii-öelda, jah. Et ma arvan, see ei olnud ka sinu puhul väga kerge. Ja vabandan, see on hoopis müntide poiss. Ja siin sa võid ka tulla ise siis mõne idee peale, millel on väga pikaajaline potentsiaal. Et siin on nagu hästi palju see potentsiaalist juttu praegu. Aga et seda ka siia praktilisse maailma tuua, siis tuleb hakata õppima meisterlikkust. Just, et kõik tööriistad on meile kogu aeg saadaval. Meil on piisavalt juba teadmisi ja kogemust. Aga ma näen, et siin toimub mingi hindamine. Et sa tunned, et nagu elu teeb sulle eksamit praegu. Ja tegelikult see eksam seisnebki selles, et kas sa oled nüüd valmis selja keerama nii-öelda valedele ja varjamisele ja üle planeerimisele ka. Et sa näeksid, kus sinu see jõud ja vägi tuleb, see on kõik sisemine vaid. Ja samas siin võib olla mõni strateegia. Ja
ja need lapsepõlve igasugused emotsionaalsed nagu haavad, need, me ei vabane nendest, et need jäävad meiega, aga seda enam nad teevad meid väga julgeks ja teisalt nagu sitkeks nagu paksu nahaga, jah. Nii. Et kui suhet asi puudutab, siis siin on osadel alles hingesugulane nagu tulemas. Ja mingi hindamine on selle osas, et kas keegi on valmis loobuma nagu sellest, mis on küll üles ehitatud, aga mis on viinud nagu sellise ühe koha peal tammumiseni. Ja samas, ja siin võib olla siis noorem mees, vanem naine ja siis siin on mingi poeg. Ja vastupidi võib olla ka. Et siin on mingisugused jagamised ja võib-olla elu ülesehitamine sellele lapsele. Ja võttes arvesse seda, et nagu kõike ei saa kontrollida. Võtan siit oraklikaardid ka. See on selline kasvuvalu nagu kogemine, hästi ebamugav koht, on vahepealsus, kus me peame nagu olema tegelikult päris palju käed mullas. Me peame neid seemneid iga päev uusi istutama, uusi mõtteid, uusi käitumisi, uusi uskumusi. Sest vastasel juhul me jääme jälle sellesse eelmisesse nagu karmasse. Siin on siis kommunikatsioon ja naiselik. Ja et kui sa oled naiselik, siis kuidas sa suhtled? Kas oma armastajaga, kas oma iseendaga eelkõige, milles siis nagu kujuneb sinu suhtlusstiil, sinu väljendusviis ja sinu autentne sina ja naisenergia. Ja kui sa oled mehelik, siis täpselt see, et kuidas sa näed naisenergiat, kas üldse näed energiat naises ja samas kui tuttav oled sa sellega iseendas. Sa võid olla siis mees, kellel on ka tugevam nagu naisenergia. Siis sa võid kogeda seda, et sa tõmbad ligi pigem selliseid iseseisvaid isepäiseid naisi. Et siis sinul on vaja kasvatada seda välist nagu tugevust. Et see konflikt siin on tegelikult ikkagist peeglis ja meesenergia ja need naisenergia, need on ühepooluse kaks vastandit. Et ma arvan, siin on ka mingisugune nagu kokkutulemine iseenda sees oma peegelpildiga
mis viitab siis rohkem nagu sellele enese realisatsioonile. Okei. Aga lähme kohe edasi teise grupiga. Ja mida teine grupp peab teadma? Siin on nagu keegi mehelik ikkagist, kes on konfliktis sellega, et siin keskel on see vallalise elustiil. Ja ühtepidi ta süda on, ta on selline võib-olla vabameelne ka, aga ta näeb selles elustiilis siis vabadust, mis ongi alati nii. Aga siis teiselt poolt on tal ka see igatsus nagu stabiilsuse ja kindluse järele. Ja nüüd siin ongi selline moment. Ja kui sa oled naiselik, siis ühtepidi ja sa tahad liikuda selle poole, mille poole su süda kutsub. Ja samas sa näed, et see nõuab nagu praktilisi samme. Ja see võtab aega. Aga aja osas ma ütleks nii, et kuna see narrikaart on keskel, siis aeg on nagu suhteline. Ja iga konflikt peab leidma ühise nagu arusaama. Ja need peavad omavahel siis ühenduma, need kaks poolt. Kui seda tahta lahendada, et tegelikult ei saagi nii, et teen ainult ühe asja järgi või teen ainult teise asja järgi. Et tavaliselt peab neid kõike peab elus tasakaalustama. Siin on jah selline vastuste otsimine, aga öeldaksegi et neid ei leia loogiliselt. Et see situatsioon, milles sa oled, see on kõike muud kui loogiline. Selle poole on sind lihtsalt juhatatud. Ja ma arvan, et sa oled harjunud olema kontrollis asjade üle, võib-olla ka inimeste üle. Et kui sul on mingi oma platvorm, siis sa oled harjunud kontrollima oma siis sellist nagu image'it, eks ole, seda persoonat. Aga ma näen, et sa tahad sellest nagu lahti öelda mingis mõttes. Et siin on jah selline õnne peale mõtlemine, sellest unistamine. Ja kui siin on keegi veel, kellest ma räägin, siis nagu need mõtted on jah sarnased teil. Aga vot meesenergial on tegelikult omaenda sees nagu südame ja instinktide tasakaalustamine. Ja naisenergial on siis kontrollist nagu vabanemine. Ja kui rääkida alistumisest, siis alistumine on igapäevane praktika. See ei toimu nagu korra. See on nagu
palvetamine, see on nagu trennis käimine, see on nagu hommikusöögi söömine. Ja siin on kiire pakkumine. Mis viibki selle olukorra alistumisse. Et siin hakkavad mingid kuued tulema ja need ütlevad lihtsalt seda, et tuleb edasi liikuda. Mingis mõttes siin on ka nende isekate soovide lahtiütlemine, et mina unistan sellest ja mina näen seda nii ja minu meelest võiks see minna nii. Et ja need tuleb jätta nagu tegelikult, või need tuleb lahti anda. Ja sest see, mis tahab siin sündida, see on esiteks on hinge poolt juhatatud. Ja teiseks, see on võib-olla paradoks, nagu öeldakse, et ja sa saad luua seda, mida sa tahad, aga üks suur koht ongi see, et millest sa pead loobuma. Ja ma näen, et see on minevik, ma näen, et siin on midagi minevikus. See võib olla ka ma ei tea, mõnel on siin laste saamine, et kas sellele ollakse liiga palju nüüd oma tähelepanu antud. Et siis ta läheb suhtesiseselt selliseks nagu kinnisideeks muutub, mis tavaliselt tähendab seda, et siis hakkab see vastupidine protsess pihta, et meid hakatakse sellest aina tegelikult nagu eemale triivima. Ja osadel on siin lastega ka kolimine. Aga siin võib olla, ma näen, kui tugevalt on see minevikus sinu emotsioonid nagu seotud. Ja siin võib olla siis laps nagu ka eelmise partneriga või midagi sellist. Ja kui sa oled sina ise, siis siin on pigem nagu see tütre ja isa mingi dünaamika. Mis näitab seda, et sa otsid nagu mingit andestust või aktsepteerimist nagu valest kohast. Sest minevikku ei ole olemas, on ainult tänane päev. Need ongi meie enda siuksed nagu melanhooliad. Ja üks teine sõna veel, mul praegu sai tule meelde, neuroosid, et me nagu näemegi tegelikult mingeid sündmusi nii nagu mis tunde see meist tekitas, aga see reaalsus on tegelikult hoopis teine. Ja reaalsusel ei ole tundeid. Nii ma seda seletaks sulle. Ja siin on ka sõbrannadest loobumine või pidustustest. Ja
nendest harjumustest siis ma ei tea, veinitada, kokteilitada. Osadel võib olla mingid õed, mingid nagu naisenergiad peres, kellest tuleb nagu mõneks ajaks eemalduda. Ja siis võib siin ka olla selline olukord, kus on nagu sul on nagu mingid vastased või midagi, et sa tunned, et sinust räägitakse ja see on ka tõsi. Et vaatagi, kus need suhtlused on tasakaalust väljas. Ja võtame 2 viimast kaarti veel. Et kõik on lihtsam, kui sa endale ette kujutad. Nii mulle öeldakse. Sa pead nagu nägema mingit plaani. Sul peab olema mingi arusaam järgmisest sammust, mitte 10 järgmisest astest. Et see on kõige olulisem. Ja hirmudega on lihtsalt see trikk, et mis on kõige halvim, mis võib juhtuda, on see, et sa jääd samasse olukorda. Sa käid lihtsalt seda olukorda veel läbi. Et nagu midagi läheb paremaks, aga ei lähe ka halvemaks. Ja mis on siis see kõige parem stsenaarium, on siis see vastupidine. Aga kas sa oled piisavalt, no mitte uskuv, vaid lootus mulle ka väga ei meeldi. Järjepidev või midagi sellist. Selles, et parim stsenaarium on sinu jaoks juba kirjutatud välja, jah? Nii, ja 2 oraklikaarti sulle ka. Või teile. Ma näen siin tegelikult on see, et oma suhteelu eest vastutuse võtmine ja ka selle osas, et milline see ligipääs sinuni on. Ja mille pealt sa tahad oma edasisi suhteid luua või praegust suhet edasi kasvatada. Et sina oled see pärl, kui sa oled naiselik ja selle austri nagu väline on mehelik. Et sind leitakse, mitte sina ei otsi midagi taga. Et ja naisena meie kõige suurem praktika siin elus on selles vahepealsuses olemine. See sinust kasvab küllus. Ja küllus tavaliselt tähendab seda, et meil on rohkem, kui me
vajame. Et see kirepärlid on sakraalkeskus ehk siis rohkema küsimine ja endale lubamine. Vot nii, grupp number 2, sellega ma lõpetan tänase lugemise.